Mis su kõige pikem jooks on olnud? Kas nainega jookseb? Või kuidas sa jooksmisega alustasid? Mitu kilomeetrit sa oled elus jooksnud? Unistuste amet. Kellega Eesti sisuloojatest sobiksid sa järgmist koostööd Lähen Kriispoisiga jooksma? Nii, tere hommikust. Käes on 1. mai. Oh my god, 1. mai on. Ja 1. mai on, jah. Täna on vaba päev, ehk siis täna ma filmin nii Q&A video kui ka video, millega see kanal üldse algas, ehk siis võtan teid kaasa ka tervel päevale ja siis terve päeva vältel proovin teie küsimustele siis vastata. Täna on plaanis siis teha üks mäetrenn, võib-olla õhtul jõutrenn ja vaatame, mis veel sinna lahedat päeva siis ära mahub. Enne jooksu teeme ühe väikse kohvi ja söögi. Nii, samal ajal kui ma valmistan endale siit sellist imevaitsmat hommikusööki, siis ma mõtlesin, et ma vastan ka mingitele küsimustele. Melissa Priidel. Ja kui palju sa enda toitumist jälgid jooksmisega seoses? Natuke ikka jälgin. Näiteks mingit enne jooksmist söön selliseid asju, mis ma tean, et kehale nagu seedib hästi ära. Peale jooksmist ka näiteks mingite taastumiskoha pealt, et proovin võimalikult kiiresti midagi süüa, et keha hakkaks juba nagu taastuma. Ma ütleks, et suures pildis ma nagu toitun üpris tervislikult, mingisugune 80-20 nagu printsiibil, et vahepeal ikka söön mingit jäätist ja kommi ja mingit burgerit mõõdukalt, ütleme nii. Kas sul on vahest selliseid päevi ka, kus sa caps lockiga üldse ei jaksa trenni teha? Pigem ei ole. Ma arvan, pigem on lihtsalt see, kui on nagu mingi kas haigus või mingi vigastus, kus ei saa nagu trenni teha. Aga nagu seda probleemi tõepoolest ei ole, et nagu ei tahaks üldse trenni minna või ei viitsiks nagu minna jooksma. Võib-olla jõutrenniga on see, et vahepeal nagu ei viitsi väga teha. Jürgenson Martin küsis, mis on kõige kallim hind, mille eest oled jooksutossud ostnud. Ma arvan 200 eurost on ikka ostnud võib-olla. Need esimesed võistlustossud olid kindlasti 200 eurot vähemalt. Võtame 2 tükki veel. Ja küsis ka, et mis su kõige pikem jooks on olnud ja selleks on täismaraton. 42,2 kilomeetrit 2023 aasta Münchenis. Laura Kilgast, kui kaua oled tennisega tegelenud? Tennisega ma alustasin 16-aastaselt ja mängisin ise siis 3 aastat või 4 aastat isegi nagu tennist. Nüüd viimase 2 aastaga on see pigem jäänud nagu väiksemaks hobiks, kui jooksmine on nagu üle võtnud. Nii, aga lähme vaatame õue, sellepärast et Avaliina ütles eile, et täna on 10 kraadi ja päike. Aga ma võin juba seda konfirmida, et nii ei ole. Ma ei tea, võib-olla ma olen pime, aga päikest siin ei ole. Haluu! Nii, ja tänaseks tossu valikuks Romerod. Nii, jah. Kas sul on plaan kunagi maratoni minna? Ei olnud ma. Okei, kas nainega jookseb? Tegelikult on kirjutatud, et kus nainega jookseb. Aga ma eeldan, et kas... Sa võib-olla tahab teada, kus. Kui mind sunnitakse, issa mu hääl on nagu nohune veits. Ohoh. Tegelikult ju jooksen. Aga kus? Aga ma lihtsalt ei jookse nii tihti. Ja ma pigem jooksen siis, kui mind sunnitakse. Ei, tegelikult mulle meeldib. Ma ütleks, et viimase aasta jooksul mul on ka läinud paremaks see, et enne ma väga ei tahtnud joosta. Aga nüüd on nagu... Meeldib. 4 kilomeetrit, 20 minutit, alati tore. Edasi. No see on ikka külm, selles mõttes. Pidi olema ilus. Mai, 1. mai ja väljas on sitaks külm. Üks küsimus kindlasti oli, et kuidas sa leidsid tee jooksmiseni või kuidas sa jooksmisega alustasid. Enne ma kiirelt räägin ära enda sporditausta. 1. kuni 2. klassini tantsisin hip-hopi, siis 3. kuni 9. klassini mängisin jalgpalli, siis terve gümnaasiumaja tennist ja siis peale gümnaasiumit siis läksin otse ajateenistusse ja enne ajateenistust suvel
ma mõtlesin, et proovin joosta siis juulikuuga 100 kilomeetrit, aga juhtus nii, et esimese 2 nädalaga oli see 100 kilomeetrit juba täis. Ja siis ma mõtlesin proovida 200 kilomeetrit ühes kuus, mis mul ka õnnestus ja see jäi nagu külge. Ja terve kaitseaja ka ma siis suht tihedalt käisin jooksmas. Nüüd sellest on möödas siis sellest juulikuust on möödas peaaegu 3 aastat ja ikka on see jooksupisik sees. Peaaegu igapäevaselt tegelen jooksmisega. Ja siis üks küsimus oli kindlasti, et kuidas alustada jooksmisega. Ma ütleks, et kõige tähtsam asi, kui sa alustad jooksmisega, on järjepidevus. Sellest ei saa üle ega ümber ja see on tähtis, ehk siis aru saada, et kus sa nagu enda jooksuteekonnal oled. Kas sa oled jookskõndija, mis on väga okei. Kas sa suudad juba joosta ja siis alustadagi sellise 3 korraga nädalas. Tehagi see üks jookskõnd või mingisugune 20-30 minutiline jooks rahulikus tempos ja tekitada paari kuuga endale mingisugune harjumus sellest jooksmisest, sellepärast et kui sa iga päev käid jooksmas kohe alguses, siis kahjuks varem või hiljem sul kas endal motivatsioon kaob või tekivad mingisugused vigastused ja siis see asi ei ole enam nagu järjepidev, ehk siis saad aru sellest, et jooksmine võtab aega, enne kui sa hakkad üldse ilmselt seda tegevust nagu nautima ja olema kannatlik, sest kui sa oled nädalate, kuude ja isegi aastate kaupa järjepidev, siis ma luban sulle, et see jooksmine muutub nagu nauditavamaks. Vot selline soovitus siis kõigile algajatele jooksjatele. Nii, nüüd olemegi jõudnud siia mäe juurde, selline mägi, siit siis alustame kuskilt sealt risti juurest ja siis paneme täitsa üles välja 10 korda suht kiires tempos ja alla siis rahuliku sörgiga tagasi. Mõtlen, et äkki mul tuleb veel mingid küsimusi meelde, millele vastata. Üks küsimus oli ka, et milliste ettevõtetega sa sooviksid nagu koostööd teha või järgmine ettevõte, kellega nagu teha koostööd, siis mul mingit nagu head vastust sellel ei ole, sellepärast et eelmise aasta alguses üks nagu eesmärkidest oli kas Sportland või siis Nike esinduskauplused ja nüüd eelmine ja see aasta nagu mõlemaga koostöö sai tehtud ja see aasta ka nii-öelda pikaajaline selline Nike koostööleping ka. Ja veel mingid ettevõtted nagu näiteks Photopoint, kellega ma ka pikka aega tahtsin teha koostööd, siis oleme ka mingisuguseid koostööprojekte teinud. Aga võib-olla kui midagi nagu välja tuua, siis on selline mingisugune konkreetset ettevõtet ei ole, aga võib-olla üks mingi selline pikaajalisem nagu kas siis joogi või mingisugune snäki või toidu nagu ettevõte, kes tahaks nagu pikamaajalisemat koostööd teha, et ja nii-öelda minu tegemisi siis toetada. Keegi küsis nagu tossu soovitust. Ma ei tea, kas ta küsis algajale jooksjale või siis juba kogenumale, aga ma ise saan soovitada seda, mida ma kasutan. Ehk siis ma ütleks kõik praegu Nike jooksutossud. Võib-olla algajale jooksjale ma ei soovitaks näiteks Vaporfly'd või Alphafly'd, mis on siis karbonplaadiga, aga kõik muu nagu nii Nike Structure, Vomero, mis mul praegu jalas on, nii Invincible'id ja Pegasuse, kõik mudelid on väga nagu head jooksutossud nii algajale kui ka edasijõudnule. Nii, aga nüüd lõpetame prokrastineerimise ja paneme selle esimese mäelõigu käima. See tuleb raske. Esimene pigem siis võtame rahulikumalt. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog, I'm a mutt. She
take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so hard in my blunt is. I see past pretty faces, so I got trouble trusting. See oli juba nii raske. Esimene 10 on tehtud. Hirmutavalt raske oli see. Mäelõigud ei peagi olema kerged selles mõttes, aga võib-olla see hetkel tuli nagu natuke liiga raskelt. No nii, 2 on tehtud, 8 tükki veel. Ma arvan, paneme teid maha ja siis teeme need 8 tükki ära. Nii, mäelõigud on tehtud. Nüüd väike 4-kilomeetrine sörk koju. Päris raske selles mõttes, et mäelõigud pole ikka kunagi kerged. Nüüd sörk koju ja vastame veel teie poolt esitatud küsimustele. Tead, teeme ühe küsimuse, mis mul meelde tuli nende mäelõikudega. Marius Luumann küsis väga lolli küsimuse. Ei, tegelikult väga huvitav küsimus. Midagi sellist, et kas sa jookseksid pigem mingi paduvihmaga või siis pluss 30 kraadi ja päiksega. Ja praeguse ilmaga, kus mu näpud nii haigelt külmetavad, siis igal juhul päiksega ei tahaks praegu küll mingisugust vihma. Nii, samal ajal, kui ma teen endale väikest hommikusööki. Ma mõtlesin, et veel vastan paarile küsimusele. Kuidas saada jooksmises nii heaks kui mina? No see on raske. Ma olen ikkagi väga talendikas jooksja, kiire, tugev. Ei, tegelikult ma ütleks, et ma nagu pööraks selle küsimuse ümber, et kuidas üldse heaks jooksjaks saada. Ja heaks jooksjaks saab trenni tehes, on nagu lihtne ja õige vastus on see, et lihtsalt peab järjepidevalt, järk-järgult aina rohkem, täpselt nii palju, kui sa trenni teed, täpselt nii heaks või paremaks jooksjaks sa ka saad. Ja teine pool on seal see, et sa pead ka, kui sa tahad kiiremini joosta, siis sa pead ka trenni tegema kiirematel tempodel. See ei tähenda seda, et iga jooks peab olema kiire, aga nädalas 2 korda vähemalt peaks tegema nagu sellist ka intensiivsematel tempodel. Nii, ma tutvustan siis enda brunchi. Siin on ciabatta munaga, siin on 3 muna kokku koos juustuga ja siis meil on siin kõrval side dish on kodujuust ja siis on selline asi bonsai kimchi laborist. Kimchi, thanks, Emps, selle purgi eest. Vastan ühele küsimusele veel ära, nimelt minu õpingud, keegi küsis selle kohta. Ja ma õpin Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduskonnas turundus juba 2 aastat. Esimene aasta oli väga raske, palju kodutöid, hindelisi töid. Teine aasta on olnud kindlasti nagu lihtsam, rohkem mingisuguseid grupitöid, aga ikkagi mingi aja ta nagu võtab. Aga mina hakkan nautima enda brunchi. Nii, kell on saanud 18:10. Olen tegelenud peamiselt monteerimisega, siis nii seda Group Run'i YouTube'i videot kui ka seda YouTube'i videot ja siis läks üles ka Kõrvemaa kevadjooksu video. Ilm on natuke nüüd ilusamaks läinud, ehk siis on aeg päeva teiseks trenniks, milleks on siis lihtsalt kerge 15-minutiline sörk ja siis natukene ka jõuharjutusi jalgadele ja siis on aeg juba õhtusöögiks, milleks on Aveliina. Ei tea. Mõtlesin, sa ütled midagi tabavat. Räpid! Aus. Oota, ma teen paar küsimust ka siis. Ma teen üli quick fire. Kuidas motiveerida ennast jooksma, kui ei ole kaua käinud? Sean tal mingid eesmärgid, tee see nagu jooks nagu mänguks. Ehk siis näiteks, ma ei tea, üks päev jooksed 20 minutit, teine päev jooksed 21 või midagi sellist. Siis kui kaua aega sa kulutad keskmiselt päevas sisuloomele, filmimisel, plus edit ja nii edasi. Väga oleneb päevast, mõni päev 0 minutit, mõni päev nagu täna terve päev. Okei, keskmiselt on mingi... Okei. Vastus ära, mis sa pead keskmiselt. Joosep Lepland küsis,
jah, mitu kilomeetrit sa oled elus jooksnud, ta pakkus 40 000. 40 000 ei ole kindlasti. Siis ma mõtlen, eelmine aasta ma jooksin 3000, siis jooksin mingi 2500, jälle 2. Ma arvan, mingi 10 000 olen ikka elu jooksul jooksnud. Miks sa jooksed? Mul on lihtsalt nii palju energiat ja muidu ma vist läheks hulluks, kui ma jookseks. Mis on parim aeg jooksmiseks praegu? Ma ei tea, kas hommikul või õhtul või? Ma ei tea. Hommikul ikka, ma arvan. Kairi Killing, Unistuste amet. Ma arvan midagi nagu video. Mis on sinu Unistuste amet? Loome, see mis me teeme praegu. Jah, tegelikult ongi. Me elame unistuste elu. No ma seda nüüd päris ei ütleks. Aga ei, nagu otseselt vist ametit mingit ei ole, lihtsalt midagi videograafia ja sisuloomega seoses. Millal uuesti Ironmanile? Ma arvan, et see aasta, aga poolikule siis. Okei, aitab nüüd. Oota, ma teen 2 tükki veel. Sten Puussepp, mis on su praegune tehnikese, mida sa sooviksid, et sul oleks, kuid sul pole seda? See on DJI Osmo Pocket 3. Võtame kõik Steni 3 küsimust ära. Kellega Eesti sisuloojatest sooviksid sa järgmist koostööd? Kindlasti Aveliina Kaasik, täielik staar sisulooja. Ma ei ole väga palju teiste sisuloojatega koostööd teinud. Okei, Gossipiga oli, aga... Juhana Seer. Kas ta on sisulooja? Anders Veerpalu. Ma olen teinud taga juba. Okei, oota, ma mõtlen mingi hea vastuse. Hannes Võrno. Okei. Nii, Chris Poiss. Ei. Lähen Chris Poissiga jooksma. Okei, ma ei tea. Ja Steni viimane küsimus. Kui sa ei tegeleks jooksmise ja tennisega, siis mis spordiala sa arvad, et harrastaksid? Ma arvan, et ma tegeleks... Ma annan 3 vastust sulle. Padel, triaton või... Piljard. Kabe. Ta rattasõit on liiga igav. Jalgpall. Kell on saanud 6:30 õhtul. Ilm on muidugi ilusam kui hommikul. Ja aeg on õhtuseks lihtsaks tuubliks. Mida ma siis... Mul on see tunne, et kogu aeg, kui ma teen YouTube'i video, siis ma jooksen 2 korda päevas. Ma päriselt ei jookse iga päev 2 korda päevas. Aga täna jah, siis selline, ma arvan, mingi 15 minutit just rahulikult ja siis tõstame natuke rauda. Kui hommikul oleks nüüd selline ilm olla, päike paistab, soe, mõnus. Aga ei kurda. Tils 377. Mis su eesmärk või end goal on sisu loomisega? Kas tahad seda teha tööna või lihtsalt just for fun? Ma arvan, et selline 50-50, et kindlasti oleks lahe, kui see oleks nagu täiskohaga töö. See on jätk sellele küsimusele, et või et inimesi motiveerida, et mis peamine eesmärk sellega, miks alustasid seda. Alustasingi tegelikult nagu just for fun ja see nagu eesmärk inimesi motiveerida on ikka veel alles. Põhimõtteliselt selle jaoks ma seda nagu teengi, et inimesi jooksma ja liikuma motiveerida. Kui mul on pikk paus, jalaluumurd, aga mega väike luumurd, kuidas tagasi reele saada? Ma arvan, et lihtsalt mingite väikeste selliste sammudega, et kui sa mõtled nagu jooksmise poole pealt, siis lihtsalt mingite väikeste jookskõndidega alguses. Peaks kindlasti alguses nagu rahulikumalt võtma, et ei tekiks mingit uut vigastust sinna juurde. Ma olen siin natuke liiga kaua juba istunud. Okei, ma tahtsin seda küsimust kindlasti. Kuidas sa leiad selle tasakaalu jooksmise ja jõutrennide vahel? No arvestades seda, et ma käisin Aveliina ja Aveliga jõusaalis, siis ma jäin raskuste poole pealt neile alla. Siis siis peale seda ma olen hakanud nagu... Võrdsel pulgal. Ma olin võrdsel pulgal, nii et peale seda ma olen nagu hakanud rohkem prioritiseerima seda. Ei, tegelikult ma ei tea, see on nagu raske sellepärast, et ma arvan, et kui jõutrenni nagu poleks vaja, siis ega ma seda jõutrenni ei tee sellepärast, et mulle hullult see nagu meeldib, aga pigem lihtsalt, et on nagu vajalik, et ei tekiks mingisuguseid vigastusi, aga ma tahaks öelda, et 2 korda nädalas on nagu selline kuldne kesktee hetkel, nagu ma praegu siin ka teen.
Raske. Meil on siin selline tore õhtusöök, mida me hakkame nüüd hävitama. Wrap, hakkliha, tomat, hapurk. Nii, meil on kätte jõudnud õhtu, öö võib isegi öelda selle asja kohta. Kell on saanud 11 ja ma vaatan, äkki ma veel pole mingile küsimusele vastanud, aga Luka Remmeli poolt. Ehk siis küsimus kõlab niimoodi. Kui sa peaksid valima ühe täiesti uue spordiala, mida sa pole kunagi varem proovinud ja see oleks edaspidi ainus ala, millega sa tohiksid tegeleda ja selle ümber sisu luues, mis oleks ja miks, mida pole kunagi varem proovinud. See on päris raske küsimus ja ma ütlen golf, kuigi ma olen seda ühe korra proovinud, aga ma ütlen golf, sellepärast et see tundub huvitav asi, mida nagu dokumenteerida, siis, sest ma ütlen ausalt enamus spordialast ma olen nagu proovinud. No golfi, ma olen ühe korra nagu range'il käinud, aga tegelikult idee poolest ma nagu golfi ennast pole nagu proovinud. Aga okei, mõtleme siis mingi spordiala veel, mida pole mitte kunagi varem proovinud. Riistvõimlemine. Ma ütlen teivashüppe. Okei, nii, teivashüppe, seda pole kunagi varem proovinud ja selle ümber ma teeks sisu. Ma ei tea, kui huvitav see sisu oleks ja kui hästi ma sellega hakkama saaks, aga ma arvan, et sisu saaks loodud, Luka. Aga kui sulle seda meeldis, siis pane kindlasti like, kui sa tahad veel seda nägu enda ekraanil, telefoni, arvuti või teleka ekraanil näha, siis pane subscribe ja kommenteeri alla, milliseid videoid sa näha tahaksid sellel kanalil. Aga davai, tšau!